Kui Exceli tabelis on vaja ridadele järjekorranumbrid ette panna, siis on seda väga lihtne teha niimoodi, et trükime siia lahtrisse esimese numbri sisse ja kopeerime selle sama lahte siit alt nurgast Ctrl-klahvi all hoides allapoole ka ja numbrid lähevad iga rea peal siis järjest suuremaks. Ja kui mul tabel läheb pikemaks, siis võib viimasest numbrist samamoodi Ctrl-klahvi all hoides edasi tõmmata. Sellisel numbri panekul on üks väike viga. Kui mul siit tabelist peaks nüüd üks rida vahelt ära kaduma, näiteks seda 4. mati rida pole mulle vaja, ja kui ma selle rea nüüd parema klahviga delete korraldusega ära kustutan, siis järjekorranumbrid lähevad ka siin sassi. Et järgmine number peaks olema nüüd mitte 5, vaid 4. Natuke kavalam on järjekorranumbrid ridadele ette panna sellise valemiga, mille nimi on row. Row funktsiooni nime taga on sulu algus, sulu lõpp, et row funktsioonil sulu sisse parameetreid vaja panna ei ole. Ja see funktsioon annab sulle vastuseks rea numbri, kus ma parasjagu asun. Et see lahter on Excelis 3. rea peal. Kuna mina tahan siia lahtrisse saada number 1, siis ma topeltklõpsuga võtan selle valemi uuesti lahti ja lahutan 3-st 2 maha. Et nüüd on siin lahtris 1 ja kui ma seda valemit nüüd nurgast alla kopeerin, siis row funktsioon annab iga rea pealt uue numbri, et siia lahtrisse tuleks row funktsiooniga 8 ja kui sellest 2 maha võtta, siis vastuseks on tal 6. Ja nüüd võib siit vahepealt ridasid ära võtta ja järjekorranumbrid siin ridade ees parandatakse ise automaatselt ära. Kui ma lisan siia vahele nüüd ühe rea juurde, siis loomulikult valemit selle koha peale ei panda, aga ma ei pea kopeerima siit nüüd tabeli lõpuni omal, vaid ma võin kopeerida ainult ühe rea võrra allapoole ja järjekorranumber on jällegi olemas. Kui mul seda rida ikkagi vaja ei lähe, siis parema klahviga võtame siit jälle korralduse delete. Ja need järjekorranumbrid on nüüd mugavad ka sellepärast, et kui ma nüüd omal tabelis mingi veeru järgi asju siin sorteerin, näiteks panen need töötajad mul tähestiku järjekorras või panen nad tundide järjekorras, siis järjekorranumbrid jäävad ikka samamoodi suuruse järjekorda ja neid siin tabeliga koos ei sorteerita.